kuulajad, mul on väga hea meel, et ma võin siin saalis rääkida. Jaanuaris ma olin siin kuulajana ja mul hakkas see saal väga meeldima, et mul rõõm tulla. Ja aitäh Andrusele, et ta sellist sarja korraldab siin. Paberil või netist lugedes oli see väga muljetavaldav, kes siin kõik rääkimas käivad. Mul on au olla selle sarja, ma saan aru, kevadise osa lõpetaja. Ja täna ma räägiksin teemal, kuidas uurida sõnatekstiga vokaalteost, aga Andrus kindlasti juba teab. Ja Sven ka saab teada, et mina räägin oma doktoritööst, mille ma kaitsesin möödunud aasta 18. detsembril. Ma lasen selle ringi käima, ringi ei saagi öelda. Sest et see on nüüd see viis, kuidas ma sõna tekstiga muusikateost uurin, on kirjas minu doktoritöös ja ma püüan seda lihtsalt kokku võtta selle tunni aja jooksul. Nii. Mis minu ülesandeks siis on selles doktoritöös võetud? See on katse vaadelda ühte kirikulu olulisemat teksti. Ja oluline on ta sellepärast, et ta on kõigis kristlikes konfessioonides tänapäeva võrdselt kasutusel. Seda ei saa teiste tekstide kohta väga ütelda. Ja see on siis usutunnistus, mille nimi on teadusliku nimega Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus, aga lühidalt võitakse seda ka nimetada Nikaia usutunnistus. See on koostatud 4. sajandil pärast Kristuse sündi ja alguses ta on kreekakeelne olnud ja võib ka kindlasti ütelda, et kreekameelne. Ja siis ta on tõlgitud hiljem ladina keelde ja siis pärastpoole ka rahvakeeltesse, sealhulgas eesti keelde. Ja mina vaatan seda teksti 3 distsipliini vaatenurgast: grammatika, teoloogia ja muusika vaatenurgast. Väike selline isiklik kõrvalepõige, et miks ma üldse niimoodi küsimuse enda tööküsimuse asetasin, sest mulle meeldib süvitsi minna ja vahest ma kaotan ennast ära sellistesse süvastruktuuridesse ja nende uurimiseks läheb väga palju aega ja sellest tundub, et ei ole kellelegi kasu midagi. Aga lihtsalt mu mõtteviis on selline, et ma suuri andmehulki ei suuda vastu võtta, aga mind huvitavad mikrokosmosed alati. Suuri andmehulki vist ei ole õige öelda. No, eks see mikrokosmos on ka suured andmehulgad, aga ma mõtlen just sellist laia perspektiivi ma ei suuda omandada asjadest. No, üks praktiline näide, et kui oleks tarvis mingi teemal lugeda läbi väga palju kirjandust, siis võtaks mul see tohutult kaua aega ja mulle pigem meeldib süveneda ühesse väikesse kitsasse detaili ja palju enda mõtteid kasutada seal juures, mitte niivõrd palju teiste kirjandust. Umbes selline on minu mõttelaad. Ja ma leidsin, et ühe teksti uurimiseks oleks tarvis seda tükkideks jagada. Ja erineval viisil tükkideks jagada. See ei ole muidugi originaalne, aga see ka sobib hästi minu mõttelaadiga. Et selleks, et me tekstist aru saaksime, peaksime teda jagama erineval tasandil ja erineva suurusega tükkideks. Ja juba selle läbi siis, kuidas me siis seda teksti tükkideks jagame, me interpreteerime seda teksti ja mõistame seda teksti. Mõnes mõttes tekib selline hermenootiline tegevus teksti tükeldamisel või siis liigendamisel, nagu ma olen seda nimetanud oma doktoritöö pealkirjas. Ma olen siis võtnud selle Nikaia Konstantinoopoli usutunnistuse
ja püüdnud seda erinevate lähtepunktide vaatel, lähtudes erinevatest punktidest vaadelda. Veel teisel slaidil on selline pilt, kus on kirjas seesama tekst ladina keeles ja see on võetud kõige hilisemast Rooma katoliku kiriku missaalist 2008. aastast ja ma pööran siin praegu tähelepanu asjaoludele kõigepealt, et ta on liigendatud 32 reaks, et seal on taantread 3., 9., 19., 21. ja 23. lause ees. Ja tekib küsimus, et miks see niimoodi on? Kes on öelnud, et see peab niimoodi olema? No, tõenäoliselt Vatikani väljaanne nagu ta on, seal on keegi otsustanud, et see nii on, aga mis loogika järgi see niimoodi on tehtud? Sest et varasemad väljaanded, Missale Romanumist ei ole niimoodi seda jaganud. See erinevus on päris suur. Ja mind hakkas huvitama, et mille alusel üleüldse niimoodi liigendatakse ühte teksti, mis on hästi oluline. Miks on kasutatud erinevat interpunktsiooni, näiteks miks on pandud komad ja koolonid sinna, kus nad praegu on. Varasemates tekstides ei ole seal näiteks komasid ja kooloneid, semikooloneid. Ja kui me läheme muusika juurde, siis mikspärast heliloojad on just niimoodi oma muusikas kasutanud seda teksti ja mitte teisiti. Miks nad on niimoodi just liigendanud seda? Kuidas oleks õige seda teksti teoloogiliselt liigendada, sest see on ju usuteaduslik tekst. Teoloogid on selle kunagi kokku pandud 5. sajandil ja miks nad just niimoodi on kokku pannud? Sellised probleemid mind paelusid selle doktori töö juures ja siis ma püüdsin neid lahendada. Ja ma näitan veel ühte pilti. Ma kujutasin seda teksti siis ette sellise kolmnurgana. See NCL tähendab siis Niceno Constantinopolitanum Latinum, ehk siis ma käsitlen selle teksti ladinakeelset tõlget tegelikult, mis on kõige rohkem levinud lääne muusikas. Ja siis ma vaatan teda grammatika pilguga, teoloogia pilguga ja siis muusika pilguga ja need katkendlikud jooned, katkendlikud nooled seal all, mis lähevad muusika juurde, need lihtsalt näitavad seda, et päriselt ei ole aru saada, kas ma vaatlen muusika läbi teksti või teksti läbi muusikat. Tõenäoliselt seda ongi raske aru saada hermeneutilises protsessis. Ma püüan siis mõlemat oma töös teha. Ja minu töö jaguneb siis 4 peatükki. Võib küsida, et miks siis 4, kui mul on 3 vaatenurka. Esimene peatükk on lihtsalt sissejuhatav, sellepärast, et ma näitan, kuidas sellest algsest kreekakeelsest tekstist on sündinud selline alates 15. sajandist Rooma katoliku kirikus kasutusel olev tekst. Ja natukene räägin siis ka ikkagi sellest teksti sünnist. 4. sajandil 2 tähtsat aastaarvu. Esimene on 325, mil toimus Nikaia linnas esimene õikumeeniline kirikukogu ja seal võeti vastu Nikaia usutunnistus. See ei ole oma sõnastuselt täpselt samasugune nagu see tekst, millega mina tegelen, sest et aastal 381, mil toimus teine õikumeeniline kirikukogu Konstantinoopolis, seda algset teksti täiendati kolmainsuse 3. artikli juures, püha vaimu artikli juures ja pandi sinna hulka teksti juurde. Nikaia usutunnistuses, mis oli siis 325. aastal koostatud ja vastu võetud, seal oli ainult üks lause, mina usun pühasse vaimusse ja kõik. Aga nüüd selline kirikolooline põnevus tekib siin selles, et
381. aasta kirikukogust ei leidu mingeid märke selle kohta, et seda usutunnistust oleks kusagil olemas. Ja meil on teada alles 451. aastast toimus 4. oikumeeniline kirikukogu Halkedonis, et see tekst Konstantinoopoli kirikul vastu võeti. Ja nüüd uurijatel on siis küsimus, et kuidas see tekst ikkagi sündis, kuna ta sündis. Kas ta sündis siis tõesti Konstantinoopolis või äkki ei sündinudki? Et ta äkki sündis varem või äkki sündis hiljem hoopis. Sellel ei ole siiamaani korralikku vastust. Nii. Järgmine pilt, ma näitan siin seda esimest peatükki, korralikult olen liigendanud selle jutu. Esimene pilt mul on selle teksti kohta ja siin näete kreekakeelset kuju. Esimeses lahtris, vasakpoolses lahtris on see niinimetatud Nikaia usutunnistus, see on lühem. Ta läheb veel edasi teise slaidi pealt ka. Ma tahan siin tähelepanu juhtida sellele, et sellel Halkedoni kirikukogul, kui see tekst on siis olemas, on sellest 2 versiooni ja nad erinevad üksteisest. See keskmine lahter NC1 ehk siis Niceno-Konstantinopolitanum on Halkedoni kirikukogu 3. aktis ja see parempoolne tekst NC2 on 5. aktis. Ja siin on mul alla tõmmatud mõned kohad, mis NC2-s puuduvad, aga on olemas NC1-s. Näiteks seal keskel foos ehk fotoos valgusest, seda ei ole NC2-s. Siis on seal nektonuranoon taevast ja seda jälle NC2-s ei ole. Siis on kai patonta kannatas, aga NC2-s seda ei ole. Katatas grafaas kirjade järgi jälle NC2-s ei ole. Ja siis on lõpus hagian ja seda ka NC2-s ei ole. Miks see jutt siinkohas relevantne on sellepärast, et idakirik hakkas kasutama püha tekstina, see kujunes pühaks tekstiks, seda keskmist NC1. Ja niisugusel kujul ta kasutab seda siiamaani, see on muidugi tõlgitud siis eesti keelde Eesti Apostliku Õigeusu Kirikus. Aga sellises sõnastuses seda kasutatakse. Esimesed tõlked aga pärinevad ladina keelde sellest NC2-st huvitaval kombel ja siin on teatavad põhjused ka. Hiljem hakati aga ladina keelde tõlkima seda NC1. Sellel on see põhjus, et nimelt tollel ajal oskas ristitab, seda kasutati ristimiusutunnistusena 2 keelt, kreeka keelt ja ladina keelt ja ta tõlkis selle usutunnistuse ristimiskäigus. Ehk siis temalt küsiti, kas sa usud isasse, ta ütles jah, kas sa usud pojasse, nii edasi ja tõlkis kohe. Siis, kuna tal oli kreekakeelsest kirikust tuttav see keskmine tekst, mida me näete, siis hilisemates tõlgetes kasutatakse seda alusena. See on selline huvitav dogmadelooline, kirikulooline asjaolu, mis selles mõttes on huvitav siin, et me uurime praegu seda teksti ja seda on hea teada. Esimesed tõlkijad ladina keelde pärinevad 6. sajandist ja nii nagu ma ütlesin, et alguses kasutati siis alusena NC2, siis pärast NC1 ja 8. sajandi tõlgetes hakkab see tekst tasapisi omandama sellist kuju, nagu me tänapäeval tunneme Rooma katoliku kirikus. Ja aastal 1014, see on siis juba 2. aastatuhande alguses,
kui valitses paavst Gregorius VII, siis hakati seda missat kasutama seda teksti kasutama liturgias, missa liturgias. Varem seda kasutati siin ja seal, aga siis tehti ametlikult, tuleb seda hakata kasutama. Ja sellest ajast peale võiks hakata siis kõnelema sellest Nikaia Konstantinoopoli usutunnuse ladinakeelsest variandist. Seda ei ole pühatekst ja ei ole kunagi olnud pühatekst Rooma katoliku kirikus, aga siiski ta on trükistes olnud ühesugune kogu aeg. Kui me hüppame korraks muusika ajalukku, siis heliloojad, kes on siis alates 14. sajandist seda kasutanud, kõige tuntum muusikat õppinuid on ilmselt Guillaume de Machaut, aga enne seda oli ka, on kogu aeg kasutatud siis seda ühte ja sama teksti kuni tänaseni välja. Nii hästi ja halvasti, kui mul praegu õnnestus, ma siis püüdsin visandada selle teksti saamisloo, mida ma siis hakkasin oma töös vaatlema. Esimene vaatepunkt oleks siis grammatiline. Kui meil on tekst ees ja me kujutame ette, et tal ei ole isegi sõnavahesid, lihtsalt selline tekstiplokk, siis me peame lähenema talle selle keele grammatika seisukohast ja seda ma siis püüangi teha. Ja ma jagasin selle grammatika vastavalt klassikalise grammatika õpikutele 4 osaks. Esimene oleks siis morfoloogiline lähenemine, siis jagamine silpideks. Teine oleks kas ma ütlesin morfoloogiline, kui ütlesin, siis valesti, et süllaabiline on esimene. Foneetiline lähenemine, vabandust, jah. Teine oleks siis morfoloogiline, kus ma räägin vormidest ja püüan ka selliseid esimesi syntaktilisi seoseid sõnade vahel piiritleda. Kolmandas peatüks räägin siis syntaksist põhjalikult ja 4. stilistikast. Ja silbitamisel tuleb välja, et tekst jaguneb 366 silbiks. Mul on siin see silbi analüüs tehtud niimoodi 2 slaidil, isegi 3. See, et nad nüüd on 46 jaotatud siin, see võiks ka olla hoopis teissugune arv neid ridu, kuidas ma olen sõnu silbistanud. Aga ma valisin just sellise teatud põhjusel, see ei ole siin oluline. Nüüd on selline asi, et klassikalises filoloogias on 2 viisi, kuidas silpideks sõnu jagada. Üks on sõnapiire arvestades, teine on sõnapiire arvestamata. Ja tavaliselt, kui helilooja näiteks hakkab tekstiga tegelema, siis ta, ja ma jälle etteruttavalt ütlen, pärast ma vaatan Arvo Pärdi teoseid, siis heliloojad ja Arvo Pärt nende hulgas vaatleb teksti alati sõnapiire mitte ületades. Ehk siis teisi sõnu, ühel sõnal on kindel hulk silpe alates 1 kuni võib-olla 6, aga see, kuidas see viimane silp suhtub järgmise sõna esimese silpi, see ei huvita selle käsitluse juures vaatlejad, kasutajad. Aga siis näiteks kreeka luules, ladina luules on täiesti tavaline kasutada silpe sõnapiiri ületavana. Ja ütleme ühele tavalisele klassikalisele filoloogiale, kes mina loomulikult ei ole, oleks täiesti normaalne ja imelik. Tähendab, normaal oleks vaadata sõnapiiri ületavana ja imelik oleks see minu analüüs siin praegu, aga mina lähtusin siis tavainimese seisukohast. Aga see on tähtis näiteks Pärdi loomingus, sest et temal vastab ühele silbile 1 noot ja see on väga range printsiip, mida ta järgib väga suure hoolikusega. Tema jaoks on väga tähtis, et see tekst koosneb
366 silbist ja mitte rohkemast. Ta ehitab oma ranged muusikalised konstruktsioonid üles sellele arvule. Edasi mul on ära toonud siin eestikeelsed tõlked. Ma olen valinud 2 tõlget. Üks on see, mida on Rooma katoliiklased ise teinud. See on nüüd siis meie mõned aastad tagasi pühitsetud piiskopi Philippe Jourdani välja antud katoliiklikust lauluraamatust pärit. Teine on luterlikus traditsioonis, mis on ju ka katoliku kirikust välja kasvanud ja on siis kiriku laulu- ja palveraamatus. Nüüd ta on ka ilmunud uues usutunnistuskirjade kogus, ilmus möödunud aastal. Ja ma vaatlen seda teksti võrdlevalt ka. Tuleb välja, et siin on mõningad erinevused eestikeelsetes tõlgetes. Võib-olla üks kõige silmatorkavam erisus, mis küll eestikeelsetes tõlgetes langeb kokku, aga üldse ei lange kokku, on kokku ladinakeelsega, on see koht, ma võtsin selle üles. Seal on alla tõmmatud esimene esimene ta ei ole, aga see on keskel esimese, sogamise pärast, vasakpoolse tulba keskel on sõna salute. Ja me näeme, et eestikeelses tekstis rida allpool on tõlgitud õndsuseks. See on täiesti vale tõlge, et peaks olema päästeks. Ja huvitaval kombel seda on säilitatud siis niimoodi, aga kreekakeelses tekstis ei ole see õndsuseks. See on ilmselt kuidagi Rooma katoliku traditsiooni kaudu tulnud Eestisse või ma ei oska ütelda, mille pärast see nii on, aga see on säilinud. No on mõningaid nüansse, mida ma töös siis esile toon. See on siis morfoloogilise peatüki juures, mis seda käsitleb, seda teksti põhjalikult, teksti tõlget. Aga siin ma ei hakka aega selle peale raiskama. Pärast võib siis tekib küsimusi sellega tegeleda ja aega on. Siis edasi ma võtan 3. alapeatükis pärast siis silbistamist ja morfoloogilist analüüsi koos semantikaga vaatluse alla syntaksi. Ja mind hakkas huvitama, kuidas võiks seda teksti analüüsida syntaktiliselt generatiivsest grammatikast pärit tuletuspuu meetodil. See on siis Noam Chomsky meetod ja seda on siis hiljem väga palju kasutama. Ma leidsin mõningaid ladinakeelsete tekstide tuletuspuid, aga muidugi mitte selle teksti oma. Mõnes mõttes ta on ka avantüür, sest et klassikaline filoloog leiaks siin kindlasti palju küsitavusi, aga see on lihtsalt püüd mingi loogika järgi jagada see tekst tasanditeks, nii nagu see puu analüüs meile annab võimaluse. Ja kuna ladina keelel üldiselt sõna järjekorra suhtes vaba, sellepärast on seda raske kohandada natuke, aga seda on siiski tehtud. Ja üks tuletuspuu näiteks näeb niimoodi välja. Ma olen selle näite just sellepärast toonud, et see käsitleb meil usutunnistuse 2. artikli, poja artikli algust, Credo in unum Dominum Iesum Christum. Ja see võimaldab meil vaadelda samal tasandil Jumala kohta esitatud omadusi või siis erinevaid epiteete Jumala kohta. Sest kui me vaatame näiteks, et Iesum Christum, Jeesus Kristus on issand, ta on poeg, ta on Jumal, teum de teo, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Kõik need
käivad ühe ja sama Jumala kohta. Ja see tuletuspuu meetod võimaldab neid näidata ühel tasandil ja mina olen siis valinud viienda tasandi selleks. Need järgmised juba 6. tasandil, need lähtuvad sellest viimasest, grammatiliselt peaks nad lähtuma viimasest teum, verum, teo, vero, põhisõna on teum ja siis see teum on genitum, non factum, consubstantialem ja nii edasi. Aga tegelikult käivad need genitum ka kõigi teiste kohta. Et siin on väike selline teoloogiline vaatenurk grammatikale, millega võib-olla grammatikud ei ole nõus sellise lähenemisega. Ma püüdsin näidata, kuidas grammatika võimaldab meil välja tuua ka teoloogiat siin juures. Ja viimases 4. alapeatükis ma keskendun põhiliselt stilistikas kolomeetriale, ehk siis püüan mingisuguste ladina rütmi proosast pärit käsitluste kaudu seda teksti liigendada mitte grammatika seisukohast, vaid mingisuguste antiiksete grammatikute loogika seisukohast. Ja ma olen selleks kasutanud ühe klassikalise filoloogi Toomas Habineki doktoritööd ja tema omakorda toetub ühele saksa päritoluga inglise klassikalisele filoloogile Eduard Frenkelile, kes on klassikalistele filoloogidele kuidagi väga hästi tuntud. Ja tema meetod seisneb selles, et ta püüab eristada lause moodustajaid. See on eesti keele grammatikas tuntud asi. Lause moodustaja on põhimõtteliselt see asi lauses, mille asendamisel teise konstruktsiooniga selle lause mõte, selle lause süntaktiline vorm ei muutu. Me võime, toon lihtsa näite, et väljas on kevad, võiks oma hästi ütelda, väljas on suvi, aga selle lause süntaktiline konstruktsioon ei muutu. Ja sellised lause moodustajad võimaldavad siis seda teksti veel omal kombel liigendada. Seda ma nimetan siis kolomeetriliseks, stilistiliseks liigendamiseks. Siin on üks näide ka. Nüüd töös ma kirjeldan neid viise, kuidas ma kolomeetriliselt seda liigendan ja tagajärg on siis see, et ma jagan selle teksti 68 lõiguks ja hästi või halvasti, kuidas ma siis olen suutnud töös seda teha, ma põhjendan seda liigendamisviisi, kuidas ma sellise liigenduse saan ja võib ütelda, et see erineb kõikidest nendest teksti variantidest, mis on Rooma katoliku kirikus kasutusel selle loogika järgi. Siis veel ma teen sellist asja, et ma püüan vaadelda ka rütmilisi klausleid. Et igal kolomeetrilise üksuse lõpul on ladina rütmilises proosas võimalik välja tuua selline teatav rütm. Sellel on pikad traditsioonid, juba vanas Kreekas kasutati teksti niimoodi, aga see kandus üle ka ladinakeelsesse kirjandusse ja on kaks süsteemi. Näiteks järgmist pilti on nimetatud numerussüsteem, mis käsitleb silpide vältusi. Kreeka keeles teatavasti on silpide vältused väga olulised, aga see süsteem kadus ära tasapisi meie aja esimestel sajanditel ja võeti kasutusele sõna rõhkude, silbi rõhkudega opereeriv süsteem, mis on siis nimetatud kursussüsteem, sest et enam keelt ei tunnetatud kvantitatiivsena, vaid ta hakkas rohkem rõhuliseks muutuma kuulaja jaoks ja siis ka luule muutus ja proosa, rütmi proosa muutus selliseks.
Ja ma olen siis kahe süsteemi järgi püüdnud kõigi kolomeetriliste üksuste puhul selle rütmi välja tuua. Nii, ma tajusin töö kaitsmisel, et ei saadud päris hästi aru, miks ma seda võib-olla teinud olen üldse, aga ma mõtlesin tulevastele heliloojatele, et võib-olla on heliloojal huvitav läheneda väga konstruktiivselt ja formaalselt sellele tekstile niimoodi, et ta vaatab silbi kvantiteeti ja ka rõhke. Seal tekivad sellised mustrid ja neid saab ühendada muusikaliste parameetritega väga hästi. See on võib-olla üks selline toormaterjal tulevastele kasutajatele. Töös ma seda väga palju kasutada ei saa. Mõningaid nüansse ma näitan Arvo Pärni teoste puhul, kus ta võiks olla sobiv kursuste süsteemiga, kindlasti mitte numerussüsteemiga, sest see on, nagu ma ütlesin, vana ja varajane. Nii palju siis grammatikast. Kolmas peatükk minu töös on teoloogiline liigendamine. Ja pean kohe ütlema, ütlesin seda ka auväärt kaitsmiskomisjonile, aga ütlen teile, et minu eesmärgiks ei ole teha sellest tekstist eksegeesi, ehk siis teoloogiliselt põhjendada iga sõna, iga väljendit, iga lauset. Minu eesmärgiks on seda teksti liigendada ja otsida selliseid liigendusviise, mis oleks teoloogiliselt siis põhjendatud. Ja siia juurde käivad ka need probleemid, mida ma alguses esile tõin, et miks see 2008. aasta ladinakeelne tekst on just niimoodi ridadesse jagatud, see peavad olema mingisugused teoloogilised põhjused. Ja millised nad siis on? No siin ma olen mõningaid liigendusviisi siis välja toonud. Praegu siin slaidi peal te näete kõige tavalisemat liigendust 12-ks. Ja kui te hoolikalt vaatate, siis te näete, et see vasakpoolne tekst, eestikeelne tekst ei olegi üldse Nikaia usutunnistust, vaid see on apostlik usutunnistus. Paar sõna ma ütlen selle kohta ka. Nimelt lääne traditsioonis käsitletakse apostlikku usutunnistust normtekstina selles mõttes, et ta on teoloogiliseks ja õpetuslik kateheetiliseks aluseks. See on see lühem usutunnistus. Seda pikemat Nikaia Konstantinoopoli usutunnistust käsitletakse selle apostliku usutunnistuse laiendatud versioonina lihtsalt. Nii et kui me vaatame näiteks skolastilist teoloogiat, seal Aquino Toomast, Aleksander Halest, Bonaventurat, siis me näeme, et nemad oma töödes käsitlevad usutunnistust käsitledes apostlikku usutunnistust. Ja siis lähevad sujuvalt üle selle Nikaia usutunnistusele, toovad mõned laused Nikaia usutunnistusest, aga nende põhistruktuur on apostliku usutunnistuse struktuur. Et neid ei saa lahus vaadata. Ja nõnda ongi siis siin slaidi peal näha, et see 12-ks jaotus, mis on väga tavaline, on siis rakendatav ka pikale usutunnistusele, Nikaia usutunnistusele. Ja ma olen siis püüdnud selle ladinakeelse Nikaia usutunnistuse teksti siia 12 artiklide juurde panna, et see on ka üks liigendusviis. Ja huvitav on ka veel märkida, et 12 artiklit apostliku usutunnistusest tekivad 12 apostlist. Igaüks ütles ühe lause ja siis niimoodi see tekkis. Ja niimoodi arvati seda apostliku usutunnistust tekkinud olevat päris hulka aega. Alles siis renessansi ajal hakati kindlalt väitma, et see ei ole niimoodi. Et apostlid ise ei ole seda usutunnistust koostanud. Nüüd ma toon uuesti tagasi selle alguse slaidi, mis mul oli. Ja näitan, et siin on näiteks tekst jagatud 38 lõiguks ja mina nimetan oma töös sellist liigendusviisi praktiliseks liigendamiseks,
sest et sellel ei ole võimalik leida süstemaatilise teoloogia põhjendusi. Ja see praktiline liigendamine, teoloogiline liigendamine on selline, et lihtsalt autoriteet on ütelnud, et niimoodi tuleb seda teksti jagada ja nii on ka tehtud. Noh, ma puudutan ka oma töös Solemmi kloostris koostatud Gregoriuse koraali kreedosid, siis Gregoriani lauluga varustatud seda teksti. Ja sealt on ka näha, et see Solemmi mungad on selle teksti just niimoodi liigendanud, nagu on liigendanud, aga sellel ei ole otsest teoloogilist, süstemaatilist teoloogilist põhjendust. Samas on ikkagi teoloogia, millest ma lähtunud ja ma nimetan seda praktiliseks liigendamiseks, seda praktiliseks teoloogiliseks liigendamiseks. Siin on mul nüüd palju slaide, ma loodan, et ma ei lähe nendega sassi. Vaatan korraks, mis mul slaidi number on. 20. juures olen praegu. No olgu, proovin siis tagasi juurde. Siin on ühesõnaga üks liigendusviis, ma praegu ei oskagi ütelda, mille alusel seda nii on tehtud. Aha, siis kui oskan. See oli kaheosaline slaid, sellepärast ma läksin segadusse. Nagu me näeme, siin on jagatud see tekst 46 üksuseks ja oma teoloogilise liigendamise peatüki kokkuvõttena ma selle tabeli esitan. Ja ma lähtun sellisest kriteeriumist, et vähemalt 4 korral peaks siis olema liigendatud selline lõik kõikides erinevates käsitlustes, mida ma vaatan. Ja lõppkokkuvõttes siis tekib selline struktuur, et 46 artikliks. Mäletate, alguses ma näitasin, et see sülaabiline tabel oli mul ka 46, need ei ole üks ja sama. See 46 ei lange tolle 46 kokku. Aga ma lähen edasi. Libesisin kiiresti teoloogiast üle. Et noh, kuna minu lähtepunkt oli ühe muusikateose teksti vaatlemine tegelikult ja Arvo Pärt kunagi, kui temal hakkas tulema 70. sünnipäev, siis ta otsis oma teostest kirjutajaid. Tollel ajal neid ei olnud vist nii palju või siis mitte rahuldavaid tema jaoks ja tema abikaasa jaoks. Siis nad pöördusid ka muu hulgas minu poole ja küsisid, et kas ma tahaks midagi tema teostest kirjutada või uurida mõnda teost. Siis ma mõtlesin, et miks ka mitte. Ja siis ma sidusin selle uuringu oma tööga ja valisin välja siis Pärdi teostest 3 teost või teose osa, kus ta seda teksti käsitleb. Sama Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus ja ladinakeelset teksti. Need oleksid siis 2 teost 1977. aastast, Summa ja Missa Syllabika kreedo osa, siis aastast 1990 Berliini Missa kreedo osa. Ja siis ma vaatlen 3 teost või teose osa. Hiljuti, võib-olla te teate, ilmus Arvo Pärdi muusikatekstide kogumik. Siin veebruarikuus esitati seda käesoleval aastal. Seal on ka olemas need samad tekstid, aga selle väljaande kriitikaks võib ütelda, et koostajad on võtnud näiteks selle kreedo puhul kõigi 3 teose osa puhul ühe sama teksti laotuse ja pannud ta ühtemoodi paberi peale. Ehk
ikkagi Pärt käsitleb seda teksti igas teoses erinevalt. Ja see on otseselt seotud minu teemaga, et Pärt on oma muusika kaudu seda teksti erinevalt liigendanud. Miks pärast siis ei saaks seda väljendada teksti laotuses raamatu leheküljel? See oleks väga lihtne olnud. Aga lihtsalt sellist mõtteviisi Arvo Pärdi Keskus ei kasutanud selle raamatu koostamisel. See oleks hõlbustanud muusika kuulamist näiteks, et inimene kuulab Arvo Pärdi Kreedot parajasti, Kreedo teksti kasutavad teos osa, ja siis ta saab jälgida, et muusikas on see suur hästi liigendatud, siis ta näeb selles tekstis, et siin tuleb liigenduskoht, aga nende liigenduskohtade järgi, mis on kogumikus, on vahel nad langevad kokku, vahel mitte, et seda oleks võinud paremini teha. Ja ma siis vaatan nii palju, kui meil nüüd veel aeg on, neid 3 teost. Esimene oleks siis Missa Syllabika, mis nagu öeldud on kirjutatud Pärdil 1977 ja üsna varsti pärast selle niinimetatud Tintinabuli stiili avastamist, see oli teatavasti 1976, kui tal esimesed teosed sündisid selles stiilis. Ja mina olen siis formaalse partituuri teinud. Siin ei ole noote, aga siin on nüüd täpselt näha, kuidas Pärt on seda teksti jaganud. 13 jaotust, need võiks siis tinglikult perioodid olla, mitte klassikalises filoloogias perioodid päriselt, aga pikemad, suhteliselt lõpetatud tekstiüksused. Siis ma ei tea, kui palju seal slaadilt näha on, sõnad, väljendite järel on topeltkriipsud. See on üks liigendusviis, mis on väga selgelt artikuleeritud Pärdil. Ja siis on veel häälepartiide kaudu liigendus. Seda ma olen ka püüdnud siin näidata näiteks teises lõigus on joonest üleval osa, seda esitavad kõrgemad hääled, siis edasi tulevad madalamad hääled ja see häälepartiide vahetumine ka liigendab. Nii et Pärt tegelikult kavalal viisil liigendab seda teksti väga selgelt erinevate muusikaliste parameetrite kaudu. Ma ei tea, kas te tahate seda lugu kuulata selle partituuri järgi läbi või ei ole oluline see? See on lihtsalt selline optsionaalne. Aga ma lähen jutuga edasi. Nii, ja nüüd siin ma olengi siis teksti laotuse kaudu näidanud, kuidas Pärt seda teksti liigendab 38-ks. See on siis nende topeltakti joonte kaudu. No mõningaid teoloogilisi tähelepanekuid siin, et kui me võrdleme ühte teist tabelit, mis ma olen koostanud teoloogilise liigendamise põhjal, ma arvan, et mul on siin olemas ka kohe. See on need MR 1962 vasakpoolses lahtris ja MR 1969 kuni 2008 on siis erinevad Missale Romanumi väljaanded. Ja kui me vaatame liigendust 38-ks, siis me näeme, et see langeb täpselt kokku Pärdi jaotusega. Seega me saame tuvastada selle, millist Missale Romanumi väljaannet Pärt on kasutanud selle teksti kirjutamisel. Ja seda võiks ka küsida Pärdi enda käest, aga ma kardan, et sellistel juhtudel Pärt ütleb, et ta enam ei mäleta. Nagu ta näiteks ütles, et mis on aluseks, küsimusel, mis on aluseks summa rangele lausa sellisele
kompuutriga justkui tehtud struktuurid, et ta ei mäleta seda algoritmi enam. No, siin ka võib-olla, et see on siis viis, kuidas Pärdi muusikat analüüsida minu lähtekoha kaudu. No siis liigendus 13-ks, need olid siis niinimetatud perioodideks liigendus selles missa süllaabikas. Kui me võrdleme ühe teise teoloogilise liigendusega, siis ka need langevad täpselt kokku. Ühe teatava liigendusviisi ka, mida ma siis oma töös esile toon. Ja siis võib teha sellise järelduse, et missa süllaabikas on Pärt kasutanud pärast teist Vatikani kirikukogu sündinud Missale Romanumi väljaannet. Teatavasti Rooma katoliku kiriku ajaloos on suur veelahe enne teist Vatikani kirikukogu, mis toimus möödunud sajandi 60. aastatel ja pärast seda. Et enne seda siis kehtis niinimetatud Trento teoloogia ja pärast seda muudeti väga paljusid asju, kaasa arvatud ka siis seda teksti lootust. Siis on üks selline huvitav tähelepanek minu jaoks selles missa süllaabikas on a cappella koor, mis on varustatud orelipartiiga. Ja orelipartii on teatavatel kohtadel kasutanud pedaali. Ja ma olen siis nimetanud vastavalt selle noodile, helikõrgusele, kus see pedaal mängib, D-pedaaliks ja A-pedaaliks. Ja kui me nüüd kasutame seda teksti liigendust, paneme pedaalid vastavusse mõnede ridadega, siis me näeme, et siin tekib mingisugune loogika. Ja see loogika on teoloogiliselt põhjendatav. Sellega tuleb välja skolastilise keskaegse liigenduse kaheks niimoodi, et räägitakse jumalikust loomusest ja räägitakse Kristuse inimlikust loomusest. See markeeritud tuleb nende pedaalide kaudu välja. Ma ei tea, kas Pärt on seda teinud meelega või mitte, aga see võimaldab seostada Pärdi muusikat rohkem liturgilise kasutusega ja Rooma katoliku teoloogiaga. Vahemärkusena ütelda, et on väidetud, et Pärt ei arvesta oma muusikas eriti või üleüldse sakraaltekstides liturgilise kasutusega. Aga mina oma töös näitan, et vähemalt Credo puhul ta teeb seda väga, väga hoolega. See on täiesti tuvastatav. Nii, siin mul on veel mõned vastavused siin püüdnud tuua teoloogilise liigendamise ja Pärdi liigendamisega. See on siis selle sama eelkirjeldatud sümmeetria teistmoodi visuaalne pilt. Aga ma ei hakka seda kirjeldama. No järgmine teos oleks Summa, mis on ka tal kirjutatud 1977. aastal, aga nagu teada, Pärt töötab oma teoseid ümber ja ei luba kõiki eelnevaid versioone alati kasutadagi esitajatel. Summa puhul vist siiski ei ole sellist takistust, et ta lubab kasutada ka seda algvarianti. Tänu Hilliard ansamblile on levinud a cappella versioon 4 häälele, mis on siis tekstiga. See pilt näitab siis seda meile, et kui formaalselt Pärt on Summa puhul seda teksti liigendanud, ta on jaganud silpide kaupa selle teksti sellisteks 3-realisteks üksusteks, 7 silpi, 9 silpi, 7 silpi, nii et vahepeal rida lõpeb poolelt silpilt ära, patrem omnipotentem facto, mis läheb edasi rem, sööli, et terra, vi, sibilium, omnium, nii edasi. Selle teose puhul oli võib-olla raskem näidata seoseid teoloogilise, kas siis süstemaatilise, teoloogilise,
praktilise teoloogilise liigendamise ja Pärdi muusikalise liigendamise vahel, aga süvenedes, mis mulle meeldis, on seda ka võimalik siin teha, see asi, kui veenev see tundub. Pärt on selle teose aluseks, nagu ma juba siin varem mainisin, väga range ja imetlusväärse konstruktsiooni välja mõelnud. See tuleneb siis teksti silpidest. Siin on üks väike lõigukene allosas. Ta kasutab nimelt sellist kaanoni tehnikat, permuteerib, võiks nimetada, et ta on lausa seeria siin. Ta permuteerib siis seeria viimase heli niimoodi, et ta asetab selle järgmises üksuses algusesse ja nii edasi, kuni kõik helid vahetuvad kohad ja siis teos lõpebki. See on väga veetlev formaalne struktuur. Etteruttavalt öeldes, et samasugust põhimõtet ta kasutab ka Berliini missa credo osas. See põhimõtteliselt erineb missa süllaabika lähenemisest või missa süllaabika struktuurist. Et kaks teost, Summa ja Berliini missa credo on oma konstruktsioonilt sarnased ja missa süllaabika credos on erinev. No siin ma olen püüdnud näidata, kuidas teatud struktuuri iseärasuste kaudu või vigade kaudu tulevad mõningad teoloogilised momendid esile. Ma olen tahtnud näidata siin antud juhul seda skolastilist liigendust 2, nimelt algab sõnadest qui propter nos homines et propter nostram. See on see koht, kus hakatakse rääkima Kristuse inimlikust loomusest, siin liigenduskoht ja kuidas siis Pärt on markeerinud seda suurte intervallide kaudu. Siin on, selles tekstis on 3 korda suur septim ja siis see suur septim on siin propter sõna juures ja teist korda ka propter. 2 korda propter üsna lähedal. Ja 3. kord on ka, aga siis ma peaksin liiga detailidesse minema, et seda praegu siin põhjendama hakata, miks see 3. ka seal on. Siis siin on, see 3. on mul siiski ära märgitud, siin ma hakkasin juba taganema oma tekstist. See krutsifixus on 3. koht, kus siis seda suurt väikest septimit on kasutatud ja see on ka bioloogiliselt seostatav siis Pärdi muusikaga. Siin on siis üks tabel, väga armastan tabelit, nagu te näete siin, kust on ka võimalik midagi välja lugeda, kuidas siis Pärdi seda Summa teksti liigendust oleks võimalik seostada süstemaatilise teoloogilise liigendusega erinevateks üksusteks või erineval arvus üksusteks, näiteks üks vana liigendus 5, mis tuleneb Jeesuse 5 leibade imest. See on üks Etioopia keelne tekst, mis on säilinud. Seal on näiteks liigenduspunkt kiriku artiklis, mida jälle mujal ei ole ja siis ma püüdsin näidata, et see on Pärdil ka olemas, selline liigendus. See on see usutunnistus, millele ma vihjasin, epistola apostolorum. See on siin ladina keeles, aga ta on säilinud etioopia keeles. Siis Pärt kasutab näiteks sellise peegelsümmeetrilise kaarega, markeerib ära selle artikli alguse, et tuunab sanctam catholicam näiteks. Siis on kokkuvõte, et Summas esile tõusvad tekstiüksused ja vasakpoolses tabelis on enam esinevad liigenduskohad. Seda tabelit ma juba korra näitasin, see on siis teoloogilise liigenduse kokkuvõte. Ja siis on toodud vastavusse, kus siis Pärdil need liigenduskohad esinevad. Ja siin ka on võimalik teha selliseid huvitavaid järeldusi Pärdi siis varjatud või
meelega tehtud liigendusviisidest. Teadmatutest või meelega tehtud liigendusviisidest. Olen siin esile toonud Berliini missa liigendused. Berliini missa on võib-olla 3 käsitletud teosest kõige keerulisem, sellepärast et seal on Pärt kasutanud sõnade rõhke selleks, et luua saadet vokaaltekstile. Vokaalstruktuur on samamoodi kaanoni põhimõttel üles ehitatud, aga see saade, mis ta juurde pannud, oreli või orkestri saade, see tuleneb sõna rõhkudest ja seal on lihtsalt rohkem noote ja rohkem võimalusi tõlgendamiseks. Selles mõttes ta on keerulisem teos, aga oma struktuurilt ta tegelikult ei ole keerulisem, see on lihtsalt rohkem nootide, kvantitatiivselt on ta keerulisem. Siis näiteks Berliini missa credo on siis jagatud 37 üksuseks veerand pauside abil. Ja see langeb jällegi kokku teoloogilise liigendusega 38 näiteks. Siis poolnootide ja topeltaktijoonte abil jaguneb Berliini missa credo 12 üksuseks. Siin on veel erinevas vanemas versioonis, mida ma kasutasin ja uuemas versioonis. Pärt on muutnud oma kontseptsiooni. Ja siis olen püüdnud ka mingisuguseid teoloogilisi lahendusi leida sellele, kuidas Pärt on kaanoni üles ehitanud. Tuleb meelde üks asi näiteks, et usutunnistuste uurija Jaroslav Pelikani, Tšehhi päritoluga ameeriklase arvates on kõik usutunnistused välja kasvanud ühest samast lausest, Shema Israel, ehk siis heebreakeelsest piiblist pärit lausest, kuule Iisrael, issand Jumal on ainus. Ja siis kõik ülejäänud usutunnistused on sealt välja kasvanud ja siis mina olen püüdnud näidata, et Pärdi lähenemine ka võiks olla sobitatav sellel mõttega, et kõik on sellest ühest samast credo in unum teum välja kasvanud. Ja siis antud juhul ma püüan seda näidata siin jälle mingite viisidega. Siin on ka üks viis, kuidas ma püüan esile tuua seda, et Pärt on rõhku pannud liigendusele 2 sõnade juures et inkarnaatusest. Kui te kuulate näiteks Mozarti missasid, siis seal on väga tähtis vormiline murrang on sõnade juures et inkarnaatusest. Seal muusika muutub selliseks lüüriliseks ja aeglaseks. Ja Rooma katoliku liturgias kummardatakse selle koha juures, tuleb Maaria austamisest. Ja ma siis püüdsin näidata, et selliseid liigenduskohti, mis on erinevate viiside abil võimalik Berliini missast välja tuua, on kõige rohkem liigendusüksusi just seal. Siin on kokku neid 7 lausa. Mujal on palju vähem. Selle kaudu jällegi see inkarnaatusest muusikast ta ei tule esile, aga kui uurime süvatasandit, siis ta tuleb jälle esile. See on 2-osaline slaid. Aga nüüd järsku lõppeski mul tekkest otsa, et tõesti täpselt tund aega sain ma rääkida. Jätsin palju vahel, aga kuidagi läks niimoodi. Suur tänu jälgimast tõesti. Mul oleks tegelikult üks küsimus, siin on kohal elav poeet Sven Kiisilnik, et kui palju, mul on tegelikult Svenile küsimus, et kui palju sina selliseid seda laadi struktuure oled järginud või jälginud või kuivõrd sa pöörad tähelepanu üldse? Eks on erinevates teostes on erinev, aga kunagi olen ma küllalt suur formalist olnud ja ma ei tea, peaks siis mõned näited tooma, et ei jääks, olen küll teinud ainult nagu sellele tasemel, et ma kunagi innustatuna Jaapani nagu rengaluulest, see oli selline kollektiivse luulevorm, kus 2 autorit koos kirjutasid nagu tsükli haikusid,
kus siis üks kirjutas haiku või mäleta, see pigem oli ikkagi tanka, et üks kirjutas nagu see haiku osa ja teine selle 7-7 silti. Et siis ma nagu, see on nüüd nagu teine teema, mis haakub no selle formalistiks olemisega, et ma oli lihtsalt väike vahelepõige, et ma olen väga tähtsaks pidanud nagu sellist lähenemist, et no kus on see kirjanduse nagu see ühik või see algühik, et kas see on täht, kas see on sõna, kas see on lause, noh kus on see algühik, millega nagu opereerima hakatakse, et minu jaoks on see tsitaat, viide kuskile, et see renga tehnikat ma kasutasin siis niimoodi, et näiteks ma tahaks nagu Underiga koos rengad kirjutada, kui Under on ära surnud juba vahepeal. Aga põhimõtteliselt, kuna tema looming on alles, siis võib näiteks otsida tema loomingust, näiteks, ma ei tea, 575 või 77 nagu selliseid luulekatkendeid või tsitaate, mis on kindla nagu sellise sildilise ülesehitusega ja neid enda asjaga võib-olla siis on liiga lihtne komponeerida, et siis võtad mõne teise luuletaja, ükskõik kes ta see on, ma ei mäleta enam peast, kellega ma neid asju olen nagu läbi öelnud, et võtad siis nagu kahe luuletaja teostest neid sildiliselt täpselt sobivaid tsitaate, koostad nendest siis renga, eks ole, mis kokkuvõttes on selline nagu mõtestatud ja arenevate meeleoludega suhkre rengatsükkel. No see on üks näide. Ma olen rahvaluule tsitaatidest näiteks sonetipärgi komponeerinud, kus on ka nagu mingisugused rõhud asjad ikkagi, et nagu nad hästi, see on nagu väga kummaline, et kui seal arvestada juurde veel näiteks seda, et rahvalaulud olid lauldavad, siis nagu see kõlapilt, et kui sa oled nagu tekstiliselt ta nagu ühtepidi sobiv, aga seda kõla või üritada sinna juurde veel nagu mõelda, siis ta kõlaks kuidagi väga teistmoodi ja väga kaasaegselt. Ei tea, olen küll, jah. Et see on üks viis nagu teksti organiseerida, see on, kui inimesel mõistus on antud, siis tuleb selle mõistusega midagi kirjutamisel teha ka, et ma arvan, see on igal loomelal niimoodi, et mõistus ei ole küll kõik, aga et see mõistus, kui ta jääb ripakile, siis ta minu meelest segab, et mõistusele tuleb anda jõukohane töö, mõistus, sina loe silpe, sina, eks ole, tegele sellise matemaatikaga, et muu osa ajust saaks nagu tegeleda sellega, millega nagu ei saa hästi hakkama, kui mõistus ennast kogu aeg vahel segab, et ma arvan, see mõistus on üks selline asi, millele tuleb anda nagu hobune, et talle tuleb see käru anda, et siis seal käru peal, ma ei tea, saaks, ma ei tea, gitarri või midagi sellist teha. Et see on nagu kujundlikuks läheb, aga muidugi luuleanalüüsis ma üldiselt kaldun nagu sinnapoole, nagu Kunnus ütleb, et te võite mu loo võtta, eks ole, kõik lause nagu struktuuri nagu ära kirjeldada, et siin on nii palju kiillauseid ja nii palju seda tüüpi lihtlauseid, see on lihtne töö, eesti keeles rätsepa järgi on hoopis 400 lihtlause tüüpi ja kõik tekstid koosnevad liitlausetest ja liitlaused siis omakorda 400 komponendist, millel on olnud veel alltüüp, aga põhimõtteliselt ütleme 400. Et see ei ütle teksti kohta väga palju midagi, kui sul ei ole enne tehtud väga suuri näiteks uurimusi, väga suuri andmebaase nagu töödeldud, et töödelda selle struktuuri järgi näiteks võiks öelda, et see on naistelehe kolumn, või et selle lause struktuuri järgi võib öelda, et see on vabaversiline luuletus. Sellised nagu andmebaase ei ole. Et minu meelest huvitavamad struktuurid lähevad luules algavad nagu ütleme kujundi ja kompositsiooni tasemel, et lauseehitus ja kõik need silbid ja asjad iseendast nagu ei too kõige olulisemalt välja, kuigi neist võib nagu abi olla mõistmisel, aga arvan, et see põhiasi algab kuskilt sealt metaforist ja üles, et puhas grammatika ei selgita luulet või ei anna põhikirjeldust, et saab kirjeldada küll, aga see kirjeldus kirjeldab tellist, mitte maja arhitektuuri või tellist võib väga täpselt kirjeldada, aga kuidas tellistest on tehtud mingi suurem konstruktsioon, siis see jääb nagu kõrvale, ma ei tea, umbes nii. Mitte väga pikalt rääkida. Ma kasutan juhust ja küsin, kas selle formaalse perioodiga on sul seotud ka need tekstid, mida võis lugeda rongi akendel? See rongi akende projekt, see on hilisem asi. Ma ei mäleta enam, mida sinna valiti. Tähendab, ise valinud neid sinna rongi aknaga. Keegi saatis mulle meili, et kas sa oled nõus, et me paneme neid ja neid asjad sinna rongi akendele. Aga ma arvan, et see formaalne periood on nagu vanem ja see rongi periood on uuem, et pigem on nad vist, ma oletan suure tõenäosusega, et nad pigem on nagu uuemad asjad, kus on tekstis ka mingi tegelased ja
mingisugused olukorrad ja mingid sellised asjad, mida ma selles formaalses perioodis püüdsin vältida, et minu meelest omal ajal mõni täiesti kindlalt, siiamaani ma ikkagi veel päris ei tagane sellest seisukohast, et seda tüüpi luule, kus üks tegelane räägib mingisuguseid oma asju, ei ole ikkagi nagu kõige kõrgem tüüp inimloomingut, et sealt saaks nagu edasi minna. Et siis tänapäeval ma püüan nagu ikkagi ühendada, nagu, et okei, et ta siis nagu on küll selline nagu, nagu selline mingi narratiivne element on olemas või mingi realistlik komponent on olemas, aga kogu seda narratiivi ja realismi ma ikkagi komponeerin niimoodi, et ma saan midagi enamat kui lihtsalt ühe realistliku loo. Aga tõesti selle rongiakende asjas ma peaks meilides sorima, et selgust saada, et ütlen siis Pärdi moodi ei mäleta. Tõesti ei mäleta. Mingi taipu. Ma küsin Margit selle liigendamiste, nende erinevate liigenduste või arvude kohta, et kui palju on selles sinu nagu originaalset teooriat ja kui palju sa oled nagu baseerunud mingitele varasematele autoritele või autoriteetidele? Kas on ta mõni selline liigendus, mille sa oled nagu täiesti oma, nagu kui ma võtan ainult selle Credo nüüd ladinakeelse teksti, mis sa oled tõepoolest nagu täiesti enda poolt välja pakkunud? No näiteks see kolomeetrile liigendus, mida ma siin näitasin 68-ks ja ma ei öelnud, et ma pärast selle rütmilise analüüsi puhul ma teda vähendasin natuke, sest seal oli mõningad loogilised üleminekud ja see hulk natukene vähenes. Selle ma olen küll ise välja punninud sealt. Üksi klassikaline filoloog ei ole praegu head ega halba selle kohta ütelnud, aga võib-olla tehakse see maatasa, see minu kolomeetria seal. Näiteks see. Siis seal süstemaatilist ja loogilise liigendamise puhul ma kasutan skolastilisi teoloogia, seal tavaliselt jagati 8 ja 14 ja 12, aga siis mina olen võtnud sellise mõiste aluseks nagu G-rühma või siis kunagi ma olen käinud analüütilise filosoofia seminarid ja siis seal kasutades mõistet propositsioon. Ma saan sellest aru niimoodi, et võib-olla parandage, kui ma sain valesti. Propositsioon on mingisugune mõte, mida saab erinevat moodi sõnastada, aga see mõte on kogu aeg konstantne. Ja siis mina proovisin usutunnistusest leida, need propositsioonid olid küll ette antud, aga nende arve ei olnud fikseeritud ja siis mina püüdsin need propositsioonid ühendada siis selle tekstiga. Ja see on võib-olla üks originaalne koht. Jällegi, ma ei tea, ükski teoloogi ei ole head ega halba selle kohta ütelnud mulle, kas on tehtud korrektselt või usutavad. Et ma olen, muidugi see ei ole ka päris originaal, sest ma olen erinevate autorite käsitlusi seal kokku pannud ja siis jõudnud mingisugusele oma tulemusele, siis nii, et päris algusest peale see ei ole ka nüüd tehtud. Samamoodi selle kolomeetria puhul ma ka lähtusin sellest Habinekist ja Frankelist ja siis jõudsin oma tulemusele. Päris puhta lehe pealt ei olegi vist võimalik midagi teha. Ikka kasutad mingisuguseid algpunkte. Need, kui see oli varjad küsimus, et kui originaalne see töö on, siis see on raske ütelda. Et võib-olla selline kiiksuga lähenemine eesti keeles on küll võib-olla originaalne. Muudes keeltes on selliseid tekste uuritud küll muusikalises seisukohast või muusikas kasutatavad tekstid. Näiteks Psalm 130 on uuritud. Üks paks raamat, kus sakslane on kirjutanud mulle kingitise pärast kaitsmist. Ja siis vaadeldakse seda seal teoloogiliselt ja see ei ole tegelikult originaalne, aga Eestis võib-olla on selline lähenemine, kus erinevate distsipliinide vaatenurgast vaadatakse ühte teksti. Ja see tuleb ilmselt sellest, et mujal maailmas, nagu ma olen aru saanud, selline humanitaarharidus on alati rohkem interdistsiplinaarne kui Eestis. See väga tihti on see, et inimene õpib filoloogiat, siis ta õpib teoloogiat ja siis ta õpib veel muusikateadust ülikoolis. Selliseid mitme ala inimesi on väga tihti.
Saksamaast ma tean rohkem. Eelmise okupatsiooni oli juba see asi, et ühes koolis omandatud punkte ei saanud nagu teise kooli üle kanda, eks ole, et siis sa oleksid pidanud väga pikalt nagu õppima, et üldse haridust saada, aga mitut ala, siis sa oled 15 aastat õppinud saada 3 ala, mis on nagu natukene liiga palju, nagu tundub, et ma ei tea, kuidas tänapäeval peaks olema see lihtsam, et sa saad ikkagi mingit... Saad kõrval eriala näiteks, see peabki võtma kõrval eriala ja see on punktisüsteemid ja et see on palju lihtsam. Ma arvan, et me liigume sinnapoole ka, see võimalus vähemalt on olemas. Aga kunagi seda minu ajal ei olnud sellist võimalust olemas. Ma küsiks veel seda laadi analüüsi nagu resultaadist, et mille suhtes me võime tõesti kasutada kõigi nõusolekul sõna formaalne. Et kas, mis te arvate, kas selline asi näiteks annab võimaluse, mina nagu näen praegu selles mõttes seda, et ma näen nagu mingit nagu kommunikatsiooni võimalust tegelikult erinevate valdkondade puhul, ühesõnaga see on nagu mingisugune selline metakeel, millega me tõepoolest võime näiteks sõnateksti ja muusikat päris adekvaatselt nagu kommunikeeruma panna. Et kas see tundub nagu mõistlik mõte? No see oli tegelikult, sõnastasid selle omamoodi täitsa hästi. Minul oligi ikka eesmärk see, et tekitada kommunikatsioon filoloogide, teoloogide ja muusikute vahel selle kaudu, selle töö kaudu. Ja minu oponent Toomas Hiitel ütles, et see süntees ei tööta, see ei tule ilmsiks seal töös. Aga ma kahtlust, et ta ei olnud seda tööd läbi lugenud, ta luges ainult muusika osa läbi ja siis tegi selle põhjal määrase. Ma arvan ka, et kui sa selle töö rahulikult läbi loed, midagi ületamatut siin ei ole, siis peaks jah tekkima mingisugune sild või erinevate distsipliinide inimeste vahel või mõtteviiside vahel. Seda ma nagu ise lootsin, aga ma ei tea. Näiteks üksi klassikaline filoloog ei ole mulle eksperti arvamust selle kohta ütelnud. Mind aitas küll Jaanika Väll, kes töötas selle teksti läbi, aga tema on nagu juba mõnes mõttes juhendaja juba. Tema ei saa enam olla kõrvalaastunud sellest väga. Mõni selline, sest minu oponent oli, teine oponent peale Siiten oli teoloog ja küll muusikaharidusega, aga tema jättis täiesti kõrvale grammatika osa. Alahind seda täiesti, et selle ei ole üldse mõtet, mis seda sinna üldse kirjutada üles kõike. Et ma olen natukene pettunud selles mõttes, et sellist grammatilist hinnangut minu tööle polegi veel antud üldse. Kas siis maha tehtud või siis öeldud, et midagi on seal ka positiivselt. Kumbagi ei ole praegu. Aga ma ei tea, kas sa seda mõtlesid, mida mina siin kirjeldasin sinu küsimuse vastuseks, aga et mina näen ka seda kommunikatsioonina, nii nagu sina mõtlesid, aga oma kombel kindlasti. Ei, ma lihtsalt improviseerisin praegu, et just sama olukorda näiteks, et kui Sven kirjutab näiteks luuletuse, siis kas seda laadi analüüs võiks anda tal näiteks Svenile võimaluse kirjeldada ka seda muusikat, mis võiks olla selle luuletuse taga või mis olla, kui nüüd ütleme helilooja võtaks ja mingil moel viisistaks või ütleme valaks selle teksti kuidagi muusikasse, et ühesõnaga minule sellest ilmselt abi ei oleks, sest ma selliseid kõlalisi vahendeid kirjanduses ei pea väga väärtuslikuks. See üks põhjus on see, et enamusele rumalate inimeste jaoks on luule riim. Ja mis ei ole riim, see ei ole siis ka luule, aga samas on eesti keel paha omadusega, et meil on väga vähe lõppriimi. Võttes saksa, inglise või prantsuse keelega või vene keelega. Samas õnneks vähem või ei ole ka nii palju neid nagu, see on algkonda igatepidi, kas riim on liiga vähe või liiga palju, kõlaefekt ju riim on, eks ole, ka kõlaline kordus ja rõhulise sildi, ma ei tea, sealt siis kuni lõpuni, eks ole, siis kokku langevus sõna, see on riim. Et kui neid riim on liiga palju, nagu jaapani keeles, siis väidetavalt seal ei kasutata riimi sellepärast, et kõike saab kõigega riimida, pole ju mõtet, see ei anna nagu midagi juurde, aga eesti keeles on sees, et kuna neid riimipaare on nii vähe, ja ütleme, nad on enamuses, ütleme juba 60-ndateks, eelmise sajandi 60-ndateks nii ära kasutatud, et kui sa vähegi luulet lugenud oled, sa mingi 96% tõenäosusega ütled järgmise riimipaari ette, et kui see teema on juba võetud, nüüd ma tean, selle teemaga on need riimipaarid, nii ta alustas sellega, ütled, jäi veel need riimipaarid, järelikult tal on see variant ja see variant.
ja minu jaoks on see nagu niivõrd ebahuvitav, et noh, ma lihtsalt näen selle lõpu, noh, ja selle käigu ka juba ette enam-vähem, kuidas ta seda teeb, mitte ainult, et ma olen järgmise rea, vaid ma näen juba, noh, ridade kaupa, noh, neid võimalusi, see arvnik on nii väike, noh, see ei ole nagu males või kuskil, kus need arvnik on liigumisel on 2 viljakat arvnikku, noh, selge, et nüüd ta kas niipidi või teistpidi ongi kõik. No ongi sellega luuletus lõppenud, et see võtab võimalusi nii alla ja teeb ta nii ennustatavaks, eriti luuletuse lõpu veel, et nagu see lõpus, no ütleme, kes on riimi hästi kasutanud, on ütleme, Priidu Meier ja kontra siis sellega, et ta rikastab võru keelega, kuna mina võru keelt väga hästi ei tea, siis mind ta suudab üllatada, eks ole, ma arvan, võrulast võib-olla mitte. Aga noh, 2 keele kokku panen ikka nagu natukene üllatavalt kui selle ühe napi võimalustega nagu keele kasutamine. Või siis teine asi, nagu Priidu Meier kasutas palju päris nimesid, võõrsõnu, slängi, noh jälle ta nagu häkkis seda riimisüsteemi, eks ole, tõi sinna sisse seda ennustamatut elementi ja see mõjus värskelt, aga sa ei saa nagu põhimõtteliselt rääkida ainult slängis võõrsõnadest päris nimedes ja sellistest nagu mingites kentsakates nagu tavakeel, millega inimesed suhtlevad, ikka tavakeel ja see on viljakas. Ja kui sa pead nagu mingit imelikku slängi rääkima, et luulet kirjutada, see võtab võimalusi jälle vähemaks. See võtab võimalusi vähemaks, paneb sulle lisakoormuse peale, et selle kõla nimel, eks ole, nüüd leiutada, mõelda ja kangutada, ja neid võimalusi on ikkagi vähem. Et selles mõttes ma olen küll seisukohal, et kõla on väga tore asi ja muusikas on ta, ütleme, nagu põhivahend. Aga luulete, kes paneb kogu oma selle jõu ja energia kõlasse, ta ka kõige viletsama ansambli või orkestriga ei võistle, siis luule tugevus on mujal. See on ikkagi tihedus, üldistus, kujund ja kõla on, kui ta on hea, aga sellepärast loobuda nüüd kujundist ja kompositsioonist, et ma ei saa oma riimipaare kokku, see on absurdne. See on sama nagu loobuda noa ja kahvliga söömisest, sellepärast, et ei tea, kuidagi on vaja 5 sõrmega, kahvlil on 4 arvutis sobi. Ma võiks isegi veel Sven, ma täpsustan, et ma ei mõelnudki siin kõla, vaid ma mõtlesin tegelikult seda, mis on nagu kõla taga. Et ühesõnaga see, nii nagu tegelikult võime öelda, et seal taga on ikkagi mingisugune matemaatiline struktuur. Minu meelest on see kokkuvõttes niimoodi. Ja igal mõistlikul asjal ikkagi struktuur on olemas, ega ei ole ka sellist töötavat vabavärsilist luulet, mille struktuuri ei ole. See on ikkagi on põhielement, on kujund ja struktuur või see kompositsioon, millega sa selle põhikujundi nagu välja mängida, seda võimendad, arendus, algus, arendus, lõpp. See on ükskõik kuidas sa tahad teha, sa võid seal natuke varieerida, ega see matemaatika on ikkagi tegelikult kaunis sarnane luuletustele. Ta võib teha väga palju mittetöötavaid luuletusi väga omapäraste struktuuridega, aga see on nagu auto, võid tänavale minna, enamusel sõiduautodest on 4 ratast, rool, sisepõlemismootor või selle kombineeritud mingisuguse muu asjaga, see kõik on selleks, et liikuda, ma ei tea, mingi kütusega ühest kohast teise, need struktuurid on väga sarnased. Inimese aju, inimese keel, inimese kultuuri kogemus, need on kaunis sarnased asjad. Seal ei saa olla ka väga palju variante, nagu töötava teksti kirjutamiseks või töötava muusika kirjutamiseks. Ma arvan, et see on samamoodi, et see on ikkagi asjad, millega sa pead arvestama. Ja kui sa neid asju arvestad, siis see disain ikkagi nagu autode pealt näha, ta ikkagi jõukulu ja hinda ka veel arvutab, et see ühte asja ei kirjuta 16 aastat ühte luuletust, et siis seda leida just see originaalne struktuur, millega on võimalik siis, ma ei tea, täpselt sama asja teha, mida võib teine teha 2 sekundiga, sina teed siis 16 aastat, see ei ole mõistlik. Et igal asjal on oma piir ja mingisugune optimum. See on kunstides täpselt samamoodi, et on ikkagi optimumid, millest nagu lähtuda ja siis võib seal veel nüansse, väikseid disaini elemente sinna ja teisele poole nagu kangutada, aga põhistruktuur on ikkagi luules ikkagi väga sarnane. Piinlik on see, et väga sageli inimesed teevad luuletavad sellest aru, et see on ise küsimus. Üks esseede raamat luuletajad luuletades minust ilmub juba 6 või 7 aastat, sest luuletajad ei suutnud oma esseid ära kirjutada. Küll eluaeg luuletavad, aga 7 aastaga ei suuda kirjutada esseed, kuidas ma luuletan, mitte mis luule üldse on või kuidas mina luulest aru. See käib ka üle jõu, et see abstraktne mõtlemine üldse on nõrk, et iga asi, mis seda natukene tugevdab, ma arvan, et see tuleks üldse vähemalt Eesti luulele kasuks. Ilmtingimata. Kas Eesti parimad luuletajad on head ka abstraktses mõtlemises? Kohe mõtlesin jumal liivi peal. See arvan Peet, et see abstraktne mõtlemine ikkagi, ma arvan, on veidi selline matemaatiline ja ratsionaalne asi, et kui sa võtad ükskõik millise Eesti luule antoloogia, Harald Peet, eks ole, loengus,
ülikoolis, ma ei tea, kas ta võib-olla kindlasti on seal kuskil artiklitest ka läbi. Mõte selline, et võtta ükskõik milline Eesti luuleantoloogia, eks ole, kuhu on valitud siis ju meie paremad luuled, see peab lugema. Esimene salm hea, teine salm halvem, kolmas salm veel halvem ja neljas salm juba nagu täielik savi. Miks? Et luuletal on tulnud see inspiratsiooni hetk, ta on loonud selle põhikujundi, siis on ta pannud selle põhikujundi kirja ja hakkavad edasi kirjutama. See on tema võimete tipp. Ülespoole ta sealt ei lähe. Nüüd ta hakkab seda arendama ja ainuke võimalus on arendada seda langevas tempos. Mis tulemus on? Tulemus on heale nagu sellisele algusele vaatamata kehvluuletus. Selle asemel, et mõelda nii, see on nüüd see, nii, ma sain nüüd selle põhikujundi tehtud, siis peaks nagu selle abstraktse mõtlemisega inimene mõtlema, kuidas ma nüüd selle välja mängin, millisesse struktuuri ma panen, kuidas ma seda oma tekst niimoodi arendan, et selle kujundi nagu võlu kõige nagu mõjurikkamalt välja tuua. See mõtlemine on väga sageli puudu. Aga võib-olla mõnel on see veres, aga ei oska öelda, mõni teeb seda. Aga väga sageli seda ei tehta. See nagu piisavalt tuli hea kuju. Tuli, mis siis. Hea mootor on, aga need käibuosa ei ole. Ratasteni ei jõua seda jõuda. Ongi kogu lugu. Aga kuidas Liivil on? Kas temal ka vajub ära või? Liivil on väga erinevaid asju. Väga erinevaid asju, kas juba selles mõttes, ei tal on väga korralik ja terviklikke asju, aga võtta nüüd kogu see Liiv nagu kätte, siis ma ei tea, nüüd peast öeldes, ma arvan, et seal suurem osa ikka on sellist nagu risu. Kuigi see osa, see väiksem osa, mis on kõva, on väga kõva ja on ajatada, seal mingit vastuvaidlemist ei ole, ma ei ole statistikat teinud, aga ma arvan küll, et suurem osa ikkagi paraku ei ole see kõige tulemus. Aga kuidas sulle, see on praegu nüüd intrigeerinud, et seda ühesõnaga, kui sa võtad selle sama Credo teksti näiteks, ühesõnaga just nimelt kirjanduslikust vaatenurkast või täpselt seda sama aspekti pidi, mida sa praegu nagu väljendusid, et kuidas see tekst sinu meelest nagu, me võtame teda nüüd väljaspool seda teoloogilist konteksti, kuidas see nagu töötab? No ma arvan, et ta ei ole ikkagi luuletekstina mõeldud ja sellest ei saa teda ka nii mõelda, et ta ei ole ju suur luule. Et ta on puhas selline, ma ei oska öelda, see on nagu referaat sellest maailmavaatest, eks ole, mina usun seda, need asjad tuleb ära öelda, nad tuleb kuidagi loogiliselt ikkagi süsteemi panna, et see, tal on teised eesmärgid kui luule, kui hakka nüüd sealt kujundeid otsima või struktuuri, siis see struktuur on tegelikult lihtsalt üks selline otsa ja arvuta arendus, mis ju kuskile välja ei vii, okei, võib-olla seal natukene need väited võib-olla lähevad natukene nagu võimsamaks sinna lõpupoole, aga sellist nagu kunstilist tervikut minu mõelest luulena küll välja ei vea. Aga seda ette heita, ta ei ole sellisena mõeldud. Ta on mõeldud ikkagi sellise asise või filosoofilise või ma oska öelda, maailmavaatelise lausungina, et see on nii. Mina küll muidugi püüan näidata, seda vist kinnitaks ka iga klassikaline filoloog, et tollel ei tehtudki selliseid lihtsalt niisama tekste, et kõik nad olid ikka mingisuguses vormis, et ta on ikkagi rütmiproosa. Vabalt võib olla. Aga selle vastu ma ei vaida, aga ma mõtlen lihtsalt, et kui vaadata seda, et hakkad kujundit otsima kõigepealt, et kus seal see äge kujund siis on, ei ikka Uue Testamendi nagu selliste ägedamate kohtadeni kuidagi ei jõua. Ja muidu küll öeldakse, et see valgus valgusest ja jumal jumalast ja need on just sellise ilu pärast sinna pandud juurde. Oleks võinud ka kuidagi teisiti panna või siis jätta panemata, mis ikka kordab niimoodi, ega see on siis kõne. Tundmata seda omaaegset konteksti, et võimalik, et ta on ikkagi omaaegsetest luulereeglitest lähtub, aga kas ta nüüd hea luuletus oma reeglite järgi välja tuli, seda ei oska ka nagu öelda. Ma arvan, see ei olnud nii tähtis, et kindlasti püüteks, ikka püütakse ilusamalt teha, aga nendes erinevates versioonides ma küsiks veel, et kas võib tähendada, et ühesõnaga see parandamine, mis on käinud, on just nüüd seesama nagu selle nagu statement, ühesõnaga selle nagu parema sõnastuse leidmine oma selle lausungi jaoks või on see olnud ka mingisugune kunstiline põhjus, miks näiteks need erinevad versioonid üldse on tekkinud sellel samal Credo tekstil? No tähendab, ega ta muidugi alates, ütleme siis teise aastatuhande algusest on ikka üsna muutunud, kui sa mõtled seda ladinakeelset, aga sa mõtled seda algust, kuidas kreeka keel muutus ladinakeelseks või mida? No just nimelt neid kreeka keele erinevaid versioone ja mis tegelikult oli see põhjus,
no ütleme, kui me teoloogilise osa nüüd jätame võib-olla natuke kõrvale, mis oli see põhjus muuta seda teksti? Või kas seal üldse oli peale teoloogilise põhjuse mingit põhjust? Kas sa konkreetselt mõtled neid kahte versiooni, et see kolmandal istungil või kolmanda istungil erinevad neid versioone. Et miks seal osad sõnad puudu olid? Seda on raske ütelda, tead. Ma ei tea. Mina ei jõudnud selle kirjanduse lugemisel selleni, et seal oleks põhjendatud seal niimoodi. See lihtsalt oli niimoodi. Ja siis ja Ida-Kirik võttis selle ühe teksti ja teine läks nagu siis läänes liikvele. Ei oskagi öelda, miks siis niimoodi on. See on lihtsalt, see Ida-Kiriku tekst on täielikult, seal on asjad olemas, sest teises olid puudu. Ma ei tea, miks nad puudu olid. Seda võimalik jälgida, kui sa vaatad seda tõlke ajalugu, siis jah, seda ma juba rääkisin, ma ei hakka kordama. Aga noh, ma ei oska öelda, ma olen liiga rumal, ma ei oska niimoodi vastata. Miks asjad juhtuvad niimoodi? Ilmselt Ida-Kirik võttis selle täiuslikum teksti, kus olid vormelid olemas. Aga see on ikkagi mõistatus veel teoloogide jaoks ka praegu, et kuidas see tekst ikkagi niisuguseks sündis. Ja üldse, et öeldakse, et usutunnistuste ajalug on selline segane ajalug, et see on ikka väga palju segast. Ei ole täpselt dateeritav ja see on ka, muutakse peavad, aga ei oska täpselt keegi ütelda. Hüpoteesid. Aga see on nagu kindel, et see ei olnud kunstiline taotlus. Nagu, Sven umbes sellest kontekstis, mida Sven praegu räägib, et tekstil on ka kunstiline dimensioon. Mina tegin selle asja, et mina ei käsitlenud kreekakeelset teksti, oleks pidanud kreekakeelset teksti uurima. Siis oleks võib-olla leidnud seal igasugust huvitavaid asju. Aga mina lähtusin nagu muusika tekstist. Muusikas on kasutatud seda ladinakeelset teksti ja seepärast ma keskendusin selle ladinakeelsele, aga muidugi jah, sama suur hulk teksti võiks kirjutada ka selle kreekakeelse kohta. See oleks muidugi huvitav. Esiteks ma kreekakeelt ei oska nii hästi, ladinakeelt ma ka ei osanud, aga ma viisin ennast kurssi nii palju. Natukene tekitas minus hirmus see kreekakeele tekst juba rohkem. Ma võtaks ühe sellise statistilise nagu väite Eesti luulest ja juurde, et Eestis on väga palju kirjutatud vaimulikku luulet, eks ole, nõukogude ajal oli see nagu paus, aga siis kirjutasid väliseestlased, seda kirjutati enne ja on kirjutatud pärast, aga sellest ikkagi, nüüd peale Uku Maasin, kui vist ühtegi tuntud nime ei ole ja tema ei lähe nüüd ka päris nagu sellise, nagu selle tavalise religioosse luule alla, et see on ikkagi pigem mingi ketserlik asi, et juba maailma vaateluulest ei lähe nagu väga hästi. Vormist rääkimata, et lihtsalt tahan seda öelda, et näiteks Eesti religioosse luule pealt võib öelda, et kuigi ta religioosselt võib olla nagu väga vastuvõetav ja usklikel inimestel läheb asja ära, siis nagu kirjandusekspertide meelest see ikkagi nagu kirjanduslukku olulist jälge ei ole jäänud. See on väga oluline punkt, miks ei puutu tänasest teemasse, aga mul on ka väga kahju sellepärast. Jaa, aitäh. Mul on väga kahju sellepärast, et see nii on, sest et vaata, nüüd on näiteks lauluraamatus need tekstid, need on ikkagi ka luuletused. Saksa lauluraamat, ma kujutan ette, on ikkagi luuleraamat. Aga Eesti lauluraamatut seda selleks ei saa nimetada. See on küündimatud lihtsalt. Ja see on üldiselt see, me just lauluraamatu kohta me oleme seda ammu nagu vaadanud, uuemaid ma ei tea üldse, aga jah. Üldjuhul, ma lugesin just eelmise aasta lõpus väga palju selliseid nagu luuleraamatuid, mis mul olid jäänud lugemata ja seal hulgas oli ka sellist vaimulikku kraami ja ei tulnud sealt üllatust. Ikka see tavaline selline rutiinne juuramine, luulelaadne toode. Et kui usk on nii tähtis, et siis kuidagi millegi pärast see luule seal kõrval nagu ei tundu tähtis olevat. Ma ei tea, miks see nii on. Samas nüüd hakata mõtlema, et kas on nüüd mõni ikka kirjanike hulgast ja luuletajate hulgast peaks ju ka kuskil koguduses olema ja nii, aga ei näe seda tulemust, et need asjad kuidagi ei lähe kokku. No ma ei teagi, huvitav oli kuulata, et see on palju, on selline vaimuliku luule kirjutajaid. Omal ajal olid ju need
Eestis olid kirikuõpetajad Mart Lipp ja Jaan Bergman, kes kirjutasid palju luuletusi. Aga kes pärast veel kirjutasid, Anna Haava on ka tuntud veel, aga ja mõni on Underil on ka mõni, aga no need on ikkagi Underil ka, need on ikka pigem mõned üksikud sellised, et ei saa öelda, et on kirjutanud ühe raamatu, mis on nagu vaimulik luule, et nad on ikkagi pigem seal raskel ajal mõni üksik selline, no ikka inimene raskel ajal käib kirikus sõja ajal, või kuidagi ujuusklik ei ole. Et need võib-olla jah, need Bergman võib-olla ongi nendest omaaegsed, kes on antoloogiates rohkem sees ja nii, aga see on, eks antoloogiate varane osa on ka selline nagu ta on, et ega ta väga huvitav enam tänapäeval ei tundu lugeda. Jah, no igatahes olulised probleemid olid siin kõneks. No sellepärast, et kuna näiteks siin Eestis on, et seda luulet on palju, aga sest eriti ei ole teada ei ole sellepärast, et keegi eriti ei hinda seda, et see ei ole minu nagu isiklik selline seisukoht, et eks loetakse nagu harrastusluuleks ja ei tegeleta. Seal harrastusluules on ka huvitavamaid asju. Vilukelluke siit linnast või mõned sellised autorid, kes olid nagu grotesksed, tõesti väga sellised B-kvaliteedi autorid, aga isegi sinna kanti need vaimulikud asjad ei kipu. Ja ma oskan öelda, miks see niimoodi just on. See on võib-olla jah, meie kultuurist kuidagi tuleb välja. Ei ole sellist tausta nagu sakslastel. Jah, ei ole ka nagu soomlastel. Ega see eestikeelne usk on ju suhteliselt uus asi. Soomlastel oli see nagu soomekeelseid kirikuõpetajaid, ma ei tea kui ammust ajast, meil tekkis nad eelmise sajandi alguses nagu massilisse tarbimisse või nad olid ikka enne pigem erandid, et seda sidet nagu ei olegi tekkinud. Ma ei tea, ma ei arva, see ei peaks nagu olema, kui ikkagi väga palju on neid, tõesti ma arvan, et on väga palju neid ikkagi neid vaimulikke luuletajaid, et neid ei ole üks ega kaks, ma arvan, neid on ikka 100 lõpuks leiab neid, aga kuidagi seal 100 hulgast nüüd väga palju ei ole võtta. Miks see nii on läinud või iluski selle? Ma arvan, et see maailmavaade on takistuseks iseendast. Ühte tüüpi maailmavaade on siis nüüd kohe nagu poolakatel seda probleemi ei ole, neil on nagu väga vaimulikke luuletajaid ka tänapäeval. Kas nad nüüd, ma ei tea, kui ketsernikud nad on, eks seal ikkagi mingisugune, aga see katoliku põhi on seal nii kõva ja seal ma arvan, et ma ei suuda praegu, see ei olnud Svetlitski, seal üks teine ka eesti keeld on üks kogu tõlgid Lindepuu kirjastusel, aga ma ei mäleta praegu autori nime. Täiesti nagu selline vaimulik luule, aga samas väga kvaliteetne ja tänapäeva mõttes nagu väga võimas teos. Aga paraku ei suuda autori nimel poole nimega jäästi või lõbe. Jah, no ongi, mina olen natuke seotud mõtetega uue lauluraamatu kokkupanemisest ja mina näiteks mõtlen, et kust neid vaimulikke luuletusi saada uute kirikulaulude jaoks tuleb ikka jälle samad vanad võtta. Et sina ütled, neid on palju, 100 lausa. Kus nad on siis kõik? Ei no eks läbi seesama luuleriiulisi, sealt saab neid ka välja otsida, aga ma ei tea, kas need paremad on kui vanad, et olgu siis traditsioon, kui ei ole parem, siis juba see järgus asi nii nagu ta oli, et sel vanal asjal on juba oma see arhailine rõng juures vähemalt. Et see uuem taiglus ei ole kindlasti mitte parem, et ei ole ka neid asju, mis vana on. See on ka jama, kui hakatakse vana teksti kõpitsema, et muudetakse seda. See mõjub väga halvasti minu meelest. Jah, mida Uku Masingi omal ajal ka tegi selle ühe piibli tõike, eks ole, või Uue Testamendi tõike vist vähem. No ta praktiliselt jah tegi seda, küll redigeeris sõna järgi, aga tegelikult vist tegi ta ikka praktiliselt uuesti. Jah, et see nagu ei saa nagu öelda, et oleks nüüd nii kuidagi nagu, omal ajal tundus siis nüüd nagu siuke kaasaegne või rahvalikum või kuidagi nagu funktsionaalsem. Põhiliselt ta vist tegi Vana Testamendi täitsa, mina õppisin selle järgi heebra keelt, sest ta oli väga täpselt, tal oli nagu see heebra keele lause sõnade järjekord oli täpselt selline, selle järgi hea võrd. Kas ta nüüd eesti keele seisukohast jälle hea? Kas selline asi funktsionaalne on? Mina julgeks pead pakule panna. Võib-olla täpsem küll jah, aga kas ta nüüd tulemus annab? Ja. Nüüd kõige viimane piiblitõlge, mida te teate, on tehtud Jehova tunnistajatel. See ilmus möödunud aastal. Seda
peetakse, Toomas Paul, kes on ise tõlkinud Uue Testamendi, ütleb, et see kõige parem viitetõlge. Et see on väga huvitav. 2014. jah, möödunud aastal ilmus. Ja seda, noh, ma ei teagi, kas seda osta saab, ilmselt ei saa kuskilt tunnistajate käest. Mina sain laenuks ja vaatasin, et noh, seal on küll mõningaid huvitavaid selliseid teoloogilisi asju. No kuidas ta keeleliselt, on ta siis küll... Ta on väga kaasaegne keel. Jaa, täitsa kaasaegne keel ja seda on nagu püütud seal arvestada. Selles mõttes ta on hea lugeda. Väga sellist arhailist ja kanget keelt lugeda on ka nagu vaev, et see juba see võib inimesi eemale peretada. Seal ikkagi põhiline võiks olla selle sisu ja vormi mingisugune kooskõla. Okei, et see arhailine osa peab ju olema, aga kui palju teda peab olema, kui näitaja läheb lavale kokutajat, näitavad alguses markeerime ära kokutajal, ega siis terve etenduse ei kokutada. Mõnikord tunne tuletab seda meelde, eks ole. Ei ole, et iga sõnaga näeb seal põrgu vaeva. Nii ei ole see lihtsalt nagu mõistlik teha. Ma arvan, et selle arhailisuse säilitamisega ka, et seal on see mingi mõõd, kui palju seda on, püüad seda 1000 aastate vanust asja nagu kuidagi säilitada, et see, ma arvan, pigem on sellest kahju või kasu. Ma tänan. Jah, aitäh diskussiooni eest, see oli vist palju huvitav.